No tervist! Nagu olen palju tagasiside saanud selle kohta, et miks ma ei ole rääkinud, palju on kogu see autoprojekt maksma läinud ja mis autoga üldse tegemist on ja mis selle saamissaaga on, siis mõtlesingi, et teen teile ühe ülevaatliku video sellest, mis autoga tegemist on, palju selle auto remondi peale on raha kulunud ja mis me seal siis üldse kõik ära teinud oleme. Et püsige lainel ja lähme vaatame kõik koos üle, mis masinaga siis tegemist on. Nagu siis näha, tegemist on Fiat tüüpi matkaautoga, millel on siis kapoti all 1,9 liitrine turbodiiselmootor ja arendab ta siis 60 kilovatti 5 manuaalkäiguga hästi otsas. Et kindlasti ei ole ta kõige võimsam ja mägedesse ta ka võib-olla ei lähe, aga samas enda kütusekulu kohta on ta üpriski okei. Et keskmine kütusekulu jääb sinna 10-11 vahele. Aga kui me siit väljast vaatame, siis ega siin midagi erilist väga vaadata ei ole. Nagu standardis neil ikka, siin on siis nii-öelda pardavool, kus saab 230 panna. Siin on siis erinevad küttesüsteemid, omad külmkapi, õhutus ja siis on küttepoileri oma. Siin all on tal siis pisikene panipaik, mis siis läheb ühe narivoodi alla. Taga on tal siukene tavaline kahene ratta hoidik ja siin on siis, nagu neil ikka, on siin WC kasseti tühjenduskoht. Et lisaks sellele hoiame veel siin igast vidinaid rehviparanduskomplekte ja süütatablette ja nii edasi. Kuna ruumiga siin paraku ja panipaikadega on siin väljapool ikkagi suhteliselt kitsas. Mis me leiame siis parema külje pealt? Siin on puhta vee täitmiskoht ja siin all on siis gaasikapp, kuhu mahub siis 2 11 kilost gaasipallooni. Et hetkel on mul siin üks palloon ja gaasi või tavaline söegrill. Vaat täpselt nii nad siia ära paigutatud on. Üks 11 kilone gaasipalloon ja siis on üks siukene grill. Lisaks on siin igasugused muid tarvikuid, kirves, kindad on kaasas, siis on igasugused muud grilliks või muuks vajalikud asjad. No nii, vaatame siis ka korra kapoti alla. Et tegemist on siis, nagu ma ütlesin, 1.9 turbodiisliga, arendab ta 60 kilovatti. Ja mis me siis selle aja jooksul, mis ta meie käes on olnud, oleme siin mootoriga ära teinud. Esimene asi oli kindlasti see, me tegime õlivahetused, vahetasime õlivanni tihendid ära, et ei oleks lekkeid. Lisaks sai tehtud ära ka õli jahuti tihendivahetus, sest et kergelt õli lekkis paisupaaki. Sai läbi pestud jahutusvedeliku särk. Et selle osaga peaks olema nüüd kõik okei. Ma nüüd ei mäleta, kas me oleme siin midagi veel teinud. Üks asi, mis me tegime veel, oli see, et selle autole oli Soomes vahetatud hammasrihm. Ja hammasrihm oli ühe hambaga pandud paigast ära. Ehk siis kütusepump oli 10 kraadi või 15 kraadi oli paigast ära tänu sellele, ta käivitus kehvasti, ta tossas, ta lärmas
et Eestis panid siis spetsialistid märkide järgi ilusti paika ja auto muutus oluliselt vaiksemaks ja ökonoomsemaks. Et need asjad sai ära tehtud mootoriga. Aga lähed vaatame, mis meil ka sees pakkuda on. Alustame siis salongi nii-öelda cockpiti osast. Autol ainukene teadaolev lisa on roolivõim. Rohkem tal lisas ei ole, tal ei ole isegi peeglite manuaalset reguleerimist siis salongist. Ehk siis see on täiesti lisade vaba. Aga mis me siin ise tegime? Tegime sihukest asja, et kuna oli päikesesirmid ja need piilari osad olid kõik mustad, siis tegime ka laeosa mustaks. Ja kui ma nüüd kaamerast ringi keeran, siis ta näeb välja selline. Eelnevat omanike poolt on siis siia pandud mingisuguse teise auto, tundub, et kas mingisuguse vaakgrupi sisu. Mõlemal pool on sellised topsihoidjad tekitatud, mis võib-olla ei ole kõige ilusam variant, aga oma praktilist eesmärkide täidab, et sellest on hea küll. Lisaks sellele paigaldasime ise siis siia sisse sihukese multifunktsionaalse või siis Android raadio. Et saab sealt Waze'i vaadata, saab sealt YouTube'ist muusikat lasta. Et kas üks vajalik asi, aga samas miks mitte. Ma üritan näidata teile ka siia, millest me ühes videos oleme ka rääkinud. Siis paigaldasime siia ise sellise inverterlahenduse, et oleks võimalik autosse 230 volti saada, kui ei ole just parasjagu kuskil karavanpargis ja ei saa juhtme otsas olla. Ja lisaks paigaldasime siia istme alla, mida vähe ei ole hästi, aga paigaldasime uue Victroni aku ja siia paigaldasime siis uue nutilaadimissüsteemi. Ja lisaks siis sellele 230 laadimisele on tal siin all siis selle autogeneraatori laadimisvõimalus. Ja siin on siis väiksed väljavõtted. Et need juhtmed, mis siin vedelevad, tegelikult ei ole enam kuhugi ühendatud. Need on vanad mingi kõlarijuhtmed, mis siin olid. Ma lihtsalt ei ole olnud mahti neid välja visata. Aga siit poolt on põhimõtteliselt samamoodi üks topsihoidja, pandaga aknad, midagi erilist siin cockpiti osas ei ole, aga sõita kannatab. Kõige kiiremini, mis me temaga sõitnud olema, ongi vist mingisugune 110 km tunnis. Sellisel kiirusel ta kõige mugavam ei ole, aga sükene 90-100 on täiesti okei ja kütuse kulu jääb ka siis nagu normi piiresse. No selge, lähme vaatame, mis toimub siis seal tagapool. No nii, ja olemegi jõudnud siis tubasesse keskkonda. Et siin sai siis tehtud taga kõige rohkem tööd. Nimelt sai ära värvitud kõik seinad, laed ja sai ka kogu sisu tehtud talle siis uue nahaga. Nii istmed kui seljatoed, et siukene ta on. 5-kohaline magamiskohti on tal siis ees noka peal 2 suurvoodi ja siin taga siis on lastele tehtud siukene narivoodi lahendus. Ja see panipaik, millest ma õues rääkisin, auto vasakul tagaküljel, siis see panipaik tulebki siia samma istme alla, kus on meil siis igasugust vajalikku nodi kaasas. Et muid lahendusi on siin palju, igasuguseid kapikesi, toimivad külmkapid, pliidid. Et vabandan, auto on natukene seest segamini. Aga no see on paraku siuke elu. Mis ma veel oskan öelda? Meil on siin taga ka siuke pisem duširuumi osa, millel ei ole siis hetkel remonti teinud. Aga võib-olla selle remondini jõuab kas siis see talv või vaatab. Otseselt ei põle.
et siin on siuke pisem dušinurk, kus käib siukene klaasidega uks ette. Olen ise ühe korra seal pesemas käinud, kannatab pesta küll ilusti. No ja siin on siukene pöörlev tualett. Ja lisaks siis siia alla sai pandud siukene pisem LED-riba, mis on küll patareidega, aga ta on liikumisanduriga. Ja kui öösel me pisem pere tahab vetsu minna, siis on neil hea minna, tuli läheb automaatselt põlema. Lisaks väiksem ei ulata siis siin juhtpuldi peal olevatele nuppudele ligi. Ehk siis sai kiirelt tehtud sükene lahendus esimesele väljasõidule minnes. Aga kindlasti, mis teid on veel huvitanud, on see, et palju siis see asi maksma läks. Mul on siin üks paber välja prinditud, kus on siis kõik need hinnad ja mul kirja pandud. Võib-olla midagi on välja jäänud, aga ütleme summa summarumis saate selle pildi ette. Ja siis summad. Summa, millega me selle bussi ostsime, oli 8800 eurot. Et ta oli turus natuke kallimalt, aga sai veidikene alla tingitud, kuna tegu oli, kui ma õigesti mäletan, detsembrikuuga, siis ei olnud just nende busside hooaeg. Sinna lisandus siis vormistamine 48 eurot. Valge nahk, mis me siia autosse ostsime, läks 180 eurot. Laekangas ja liim läksid 35 eurot. Edasi siis inverter, mis me ostsime siia 230 voldi tegemiseks, läks siis 45 eurot. Nutilaadija, mis laeb meil siis salongi akut, maksis 35 eurot. Valgustid ja igasugused juhtblokid siia sisse on läinud meil 40 eurot. See ekraaniga raadio, mis meil siis seal ees kokpiti osas on, see maksis 70 eurot. Igasugused Hiina pisividinad, putinad nagu tagurduskaamera, siis need wireless saatjad ja kõik muu pudi-padi, see läks kokku teine 70 eurot. Vahepeal käis auto Flamecos remondis, tehti gaasitestid, vahetati sildades palju juppe välja, see läks maksma 550 eurot. Siis õlid ja tihendid ja nii edasi läks 140 eurot, mis me mootoris tegime. Poroloonid sai kõik siin autos välja vahetud, istme omad, voodite omad. Porolon läks maksma 90 eurot. Värvid, teibid, pahtlid on pandud 20 eurot, 6 liitrit värvi lisaks veel 60 eurot. Värvitarvikud jälle 20 euro eest. Uued rehvid 196 eurot. Ja siis on meil siin veel tulekindel värv, millega värvisime ahju üle, on 6 eurot. Gaasivahetus läks 34 eurot. See oli siis sellepärast, et meil oli Soome balloon. Värvi läks veel 2 liitrit 30 euro eest. Rehvi vahetus 60 eurot. Uus Victroni aku 265 eurot. Veovõlli vahetus ja esipidurite remont 226 eurot. Hammasrihma ajastuse paika panemine 150 eurot. Ja katuseluugi tihendamine, mis siis eelmises videos oli, et see tihendusmass läks maksma 18 eurot. Ja kokku teeb see peaaegu või ümmarguse 2400 eurot. Natukene vähem kui 2400. Aga umbes sinna järku see asi siis meil maksma läks. Et kommenteerige, kas seda on palju, seda on vähe. Aga kui te plaanite kunagi enam-vähem sarnast asja teha, siis suurusjärk on teil teada ja olgu öeldud, et need enamus asjad, mis uuendusega olid kaasnesid, siis need me tegime ise. Ja selline siis oli see video, et lisaks nendele
erinevatele värvitöödele, mis me siin sees tegime, siis vahetasime veel välja kogu valgustuse. Et kõik on nüüd ilusti LED-ide peal ja sooja valgusega. Ja ega ma ei oskagi rohkem midagi öelda. Kui teil on veel küsimusi matkaauto nii-öelda renoveerimise peale või meie konkreetse isendi kohta, siis andke siin all märku. Võime sellest teha veel mingisuguseid videoid, kui soovite. Et siuke lühike tutvustav video oli. Aga mis seal ikka? Likeige, share'ige ja subscribe'ige me kanalit, et olla kursis, mis me järgmisena tegema hakkame ja peatselt kohtumiseni.